Oleme endist viisi Lääne-Ukraina kohal asuva madarrõhuala soojas sektoris, kus õhumass on ebapüsiv. Pärast lõunal arenevad kiiresti rünksajupilved, mis paljudesse kohtadesse vihma ja äikest annavad. Sadu võib olla paiguti tugev. Puhub kirde ja idatuul 4-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, kuid äikesega võivad kaasneda tugevamad tuuleiilid. Sooja on 19-25, meretuulega rannikul 12-15 kraadi. Homme on Eesti ikka veel madarrõhuala põhjaservas. Ööl vastu homset on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, mõnel pool tekib udu. Puhub ida- ja kirdetuul 2-9 meetrit sekundis. Sooja on 9-14 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada oovihma ja on ka äikese oht. Puhub idakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Sooja tuleb 20-25 kraadi, kuid tuulepealsel rannikul on ilm jahedam. Neljapäeval madarrõhkkonna mõju väheneb, sest õhurõhk jätkab tõusu ning põhja pool tugevneb kõrgrõhuvöönd, mis reedeks meie kohale nihkub. Neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub kirde ja idatuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja on öösel 9-13, päeval 19-24 kraadi, kuid tuulepealsel rannikul võib olla vaevalt 15 kraadi. Reedel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Sooja on öösel 9-13, päeval 20-26, kuid tuulepealsel rannikul on ikka jahedam. Ja lõpetuseks veel suhteline õhuniiskus, see oli kell 11 Tallinnas 85%. Baromeeter näitas 761 millimeetrit ning õhurõhk aeglaselt tõuseb.